sükest teistmoodi maja igal pool näha ei põle. Seda asja siis tehesse otse välja uurimegi. Minuga on siin Kihnu vallavanem Egon Vohu, et mis asjad siin kõik majas mahtvad, jooksvad asutused? Tegemist on Kihnu rahvamajaga, mis valmis siis 2001. aastal ja mis siia ära mahuvad? Siin on vallavalitsuse ruumid, lisaks on siin raamatukogu, siin on suur saal, kus on võimalik siis üritusi pidada. See on ristkasutuses ka koolimajaga, ehk siis siin saab ka kehalisi tunde läbi viia, ringe läbi viia. Kas see maja on Kihnu jaoks paraja suurusega või on natuke suur või jääb pisiksekski? Ma arvan, et on just paraja suurusega, eks ta saigi projekteeritud vastavalt sellele, kuidas tulevikku nähakse. Aga ütleme, energiakulude poolest saaks säästlikumalt selles osas just, et siin tuleks välja vahetada ventilatsioon, tuleks paigaldada soojustagastusega ventilatsioon, hetkel seda kahjuks ei ole. Aga näütad meid teile siis poolt ka, millised need ruumid välja nägad? Ikka, tulge edasi. Nii, kui palju samma siin päeva jooksul täis saad, kas on palju sellisest ikkagi ühe koha hakkama? Ütleme, et paar korda on ikka käimist, saab üle koha rohkem. Aga järgmiseks, meil on siin volikogu ruum, meie sotsiaalmeedia spetsialist on seal Silvia Soide. Ja siin toimuvad siis volikogu istungid, kui meile suvenatud koosseisus või ütleme koroonapiirangutest tulenevalt ei peaks rohkem laia istuma. Et siis meie volikogu istungid toimuvad siin, kui on vaja rohkem laia istuda, siis all kohe eesüü. Ja algselt oli see tegelikult, mis mulle tuli üllatusena, oli mõeldud baariruumiks. Ja baar siin vahepeal toimimis ka mitte väga pikalt. Kas nüüd on sotsiaalmeedia nõunikud ühe ja siia kokteile kokku? Mine papper teile siis ka need head Kihnu toidud ja süüa ja juua ja siis kõike, mis on vaja. Aga mis on Kihnu sotsiaalmeedia spetsialisti tööülesanded? No, mina tegelen palju erinevate asjadega, et vahepeal kui on näiteks kuulutuse kujundamist või siis näiteks meil on kodulehed, et ma panen informatsiooni üles ja et siis ma pildistan vajalikud üritused, mis on kas Kihnu muuseumis või koolis või mis toimub vallamajas, et erinevad natuke siit ja sealt. Või siis lihtsalt olen abiline ja leiate mind siin köögist. Tavaliselt tegelikult enamaks aega ma olen ise kodukontoris, sest mul on parem arvutid seal. Aga tihti ikka tulen siia ja siis proovin siis näitama oma nägu ja võtan oma arvese, et mis on soovitused ja mis on soovitud minust. Selge, aitäh! Nii. Siin ongi sotsiaalmeedia spetsialisti kabinet siin. Kabinet sisse ei hakka siin minema. See on hetkel põhikabinet, et siin oli kunagi rahvamaja juhataja. Kui me tahaks seda kabinetti rendi, kas oleks praegu võimalus? Selleks tuleb kehtestada kõigepealt kord ja hinnakiri selle ruumi osas. Aga siin on meil siis ütleme see, mis siin ees paistab, on kaugtöökontor, ta on mõelnud Kihnu kontoriks. Kes soovib kaugtööd teha, saab siia tulla. Taamal on raamatukogu, raamatuhoidla täpsemalt ja raamatukogu juhataja on meil siin nimetatud, aga täna on tema vabapäev vastavalt graafikule siis. Kui ma tahaks siia tööd tegema tulla, et ma pean selle eest midagi maksma ka? Jah, selle jaoks on eraldi hinnakiri ja see on valla kodulehe peal olema ja lisaks on siin paberilehe peal täpselt samamoodi olemas. Ja kasutamissoovist tulete kas rahvamajja, astute sinna ruumi, kus töötavad assistent ja raamatupidaja ja annate teada, et soovite kasutada. Üks asi ja teine on siin see, et te võite saata meili peale, helistada. Kui palju seda kasutasse? Kas on töölisi paljusi või pigem võtab, et oleks kasutust?
ehk Kihnu TV loob siia baasi alla, et rohkem inimesi tuleks siia, aga sellised jah, suhteliselt vähe kasutatakse, et ütleme niisugune kuus ühe korra, paar korda. Suvekudel näeks rohkem kasutust, aga tõesti. Kas see visualiseering vastab praegu ka siis sellele, mis on plaanitud või nüüd on tuulikud juba suuremaks läinud? Ausalt öeldes ütleme sinna keskkonnamõjude hinnangusse, keskkonnamõjude hinnangu programmi on pandud juttude põhjal siis see maksimum, mis see tuulik võiks sellel ajal olla. Ehk see keskkonnamõjude hinnangust siis selgub, et kui suured need tuulikud tulevad, see on selge, et minimaalselt 10 kilomeetri kaugusel, aga kui palju nüüd täpselt tuleb, kui suur nende vahemaa on ja kui kõrged tuulikud on, et seda veel täpselt ei tea, kuigi tahaks teada. Sest jah, ma just käisin eile randes ning vaatasin, et seal Virtsu kohe on tuulikud paistanud, ei põle enne seda kusagil tuulikusi põle, ning need on kusagil 40 kilomeetri kaugusel ning paistavad ikka siia ning on üse madalad, et siis hakkab üse hirmu tegema. No eks see visuaalne pool on selline individuaalne, selles mõttes, et see on igal inimesel oma, aga jah, eks paistab, mis tulevikus toob. Kus me nüüd oleme jõudnud? Siin on meil noortetuba. Siin saavad siis, ütleme, õpilased, suured aega sisustada oma vaba aega, kui neil on, ütleme, peale kooli, nad saavad siia tulla ja kas või konsooliga mängida, jalgpalli mängida, korvpalli visata, joonistada. Kas tuba on kasutus korra ajal? Ikka on ja just kooli ajal, et suveperioodil vähem. Et rohkem kasutavad ikkagi Kihnu kooli lapsed seda. Ning kui vanad lapsed siia võtnud on? No kuni 26 aastane, aga pigem näeme jah, et ikkagi, et tegeleda eraldi siis 16 kuni 26 vanuses noorega ja et siin me pigem näeme ikkagi siis seda kuni 16 aastast ehk siis põhikoolilast, meie koolilast. Siin on vallasekretär ja volikogu esimees samuti vallasekretäri jutul. Jah. Mis te juttu aasite? Järgmist istungit. Tere. Mis on vallasekretäri kõige raskem ülesanne? Kõige raskem ülesanne? Mulle meeldib tegelikult valimiste korraldaja, et nagu seadusega on pandud vallasekretärile see valimiste juhi töö. See on selline, et sa teed seda korra nagu näiteks 4 aasta tagant ning iga kord on mingid seaduse muudatused ning alati läheb asi nagu hullemaks, detailsemaks, et kui sa jälle seda tegema hakkad, siis sellest, et sa oled eelneval korral seda teinud, sellest ei ole mitte midagi kasu. Tuma sulle selle ülevaate eest, aga viimne küsimus veel on see, et see maja projekteeriti ülge kuju järgi. Kas on siis ülge kujuga ka või pigem ei põle? Eks nagu öeldakse, et ilu on vaataja silmades, siis lõpuks, et kuju on ka vaataja silmades, et võib-olla see kaarekuju mingisuguse efekti annab, aga jah, kui ma esimest korda Kihnu tulin, siis ei saanud aru küll, et see küljes oleks.